tänada selle suurepärase ürituse korraldajaid. Mina ei ole siin nüüd täna see põhikõneleja, sest Põllusiga järelsüünist on tugevad spetsialistid olemas, kes teile siin professionaalselt juttu hakkavad rääkima tänasest näitusest. Mul on lihtsalt au olla siin esimene eksponaat ja ma kutsuksin meie tublid konsulendid Aino Aringu ja Ines Tiidis ja minu kõrvale. Aga tõsisemalt öeldes, niikaua kui need seaduse ringi jõuavad, siis tõuaretusega Eestis tegeldakse vägagi tõsiselt ja selle töö tunnustavaks tulemuseks on see, et Eesti sealiha on kvaliteetne, Eesti tõulooma tahetakse ka väljaspool. Aina, palun. Tervitus kõigile! Praegu te näete Areeni liikumas Saimre seakasvatuse OÜ Yorkshire'i tõugus suurvalget pulti. Need pultid on suhteliselt noored, alles poisikesed, aga nende tungival soovil on nad täna Areenil. Suurvalge pulti kasutame hästi palju ristamiseks kui ka puhasaretuseks. Te näete, nad on lihaselised, aktiivsed, jõulised. Ines võib-olla täienda meie jutule. Ega siin polegi midagi enam täiendada, kõik põhiline on ära öeldud. Need loomakesed võib nüüd ära ajada, vaatame, kas tahavad järgmised tulla. Lähme. Meile hakkas meeldima siin platsil. Järgmisena te näete kohe Areenil OÜ Estpiidis tänassin Avarmi Landressi tõugu pulte. Estonia on aegadest algusest peale kasvatanud maatõugu Landressi pulte. Need on juba traditsiooniga kasvatajad ja põhiliselt Landres pultide müüjad. Nad näitavad veidike meil iseloomu, aga võib-olla Ines tutvustab tõugu nii kaua, kui nad Areenile jõuavad. Iseloom on neil kange annastan välja tulla ei taha, kohe üldse ei taha, aga nad tulevad pikaldased, sest kõrvad on meil suured, nad ei näe sealt hästi, kuhu nad tulevad, aga siin nad on. Välimuselt on nad hästi pikad, lihaselised, väga arenenud singiga. Viljakas tõug on Eestimaa tõugusiga. Kasutatakse neid samuti puhasaretuses ja ka ristamiseks. Ja kaks valget tõugu on nõndanägemisel väga sarnased. Kes ei oska muidu neid vahet teha, see võib vaadata kõrvu. Maatõugus ja kõrvad on suured ja lontis ja eelnenud tõu, mida te nägite Eesti suurvalgesiga, meil olid kõrvad natuke väiksemad ja püsti ja need seal tahavad nüüd ära müüa. Tulemuseks on esimese põlvkonna ristandennised ja kolmandana tulevad välja siis Saimre seakasvatuse osaühingus kasvatatud Landres Yorkshire'i ristandennised. Siis lähme sööma ja juures on jah tore see, et kui kaks valget kokku panna, musta ei saa, ikka saab valge, aga kõige toredam on see, et sellised emised on viljakamad kui need kaks lähtetõugu. Nad on seda jagu viljakamad, et nad toovad pool kuni terve põrsa pesakonnas rohkem kui need puhtatöölised. Ja see on ise hästi näha, mismoodi on ristandennistel. Need kõrvad loperdavad kuidagi kahe vahel. Ei ole õieti lontis, ei ole õieti kikkis.
aga oma olemuselt on hästi suure seljakarbonaadiga, tugevate sinkidega, nad on tugevad tootmisemised. ja üks seakasvataja, kes soovib teenida selle tööga, siis tema seakari peakski sellistest ristantennistest koosnema. et selle esimese ristamisega oleme me saanud ainult nii-öelda aretuskomponente. kui need loomad ära lahkuvad ringilt, siis tulevad ringile Petraani-tõugu kuldid ehk kolmas tõug lisandub ristamisse. ja kui need on ära paaritunud, siis nende tulemusel sündivad põrsad on need kõige taisemad lihasead. Siis tulevad meile Petraani-tõugu pillakatalust. Selle aasta Petraani, keda me veidikene üllatame teid, kuna me näitame teile Eestis esimest valget värvi Petraani, mis ei ole enam lapiline, aga ta on tõutunnustada olemas ja täiesti valge. Nad on hästi seksuaalsed meil täna ja me lahutasime erinevatesse aedadesse, nende tulekul peab veidike aega. Ja nad on veidikene juba üksteise ahistamisega veidike üksteisele liiga teinud, et üks hoiab natukene jalga. Aga Ines võib-olla jälle tutvustab teile natuke tõugu. Tõugu sead on väga lihaselised ja pika kerega. Seljapikk on neil hästi õhuke, seetõttu kasutatakse seda tõugu sigu liha tootmisel. Väljanägemiselt, nagu Aino juba rääkis, on nad enamusel kirjud, aga nagu te näete, on ka mõni üksik ilma plekkideta. Nii uudishimulikud on nad, kõike on vaja vaadata, nuusutada, ehk saab kärsa taha kuskile. No. Nüüd näete siis ämpseritõugu emiseid. Nagu Riho ennem rääkis, kasutame me neid ristandpultide saamiseks. Nende eeliseks on tugev kehaehitus, tugevad jalad, võib-olla veidikene keskmine sigivus, aga selle korvavad ära meie valged tõugud, kes on tugevama sigivusega. Nagu näete, on nad väga elurõõmsad, lustivad publikut. Rõstafarm on üks farmidest, kes kasvatab ämpseritõugu emiseid, veidikene on neid ka Saimre talus. Üldiselt on nende populatsioon praegu Eestis meil väike. Järgmisena palume me näidata siis Petraani-tõugu kulte. Ja nende kahe tõul siis Petraani hämpsuri saamegi need ristandpuldid, mida me kasutame siis liha
tootmisfarmides liha tootmiseks. Ja nüüd näete te meie viimase aasta üllitist. Kohe-kohe. Nad on hoopis teist värvi, mis ei ole musta, ei ole valget, ei ole halli, nad on pruunid, tähnilised, hästi elavad, hästi liikuvad, hästi seksuaalsed. Nad varieeruvad tumepruunist heleppruuniks ja nad on saadud kahetõu ristamisel, mis on liha tootmisel siis jälle nõutud suurt ja mida küsitakse ka väljaspool Eestit. Nendel on omadus täpselt nagu pitraanil suured singid, lai selg, aga värvitud silmad, nad on meeditud. Aga nad on tunduvalt elavamad kui aktiivsemad, kui on need vitraan. Võib-olla Ines tahab midagi veel täiendada. Mul ei olegi midagi enam eriti täiendada. Et sellised rõõmsameelsed loomakesed. No kas teete ühe tiiru veel? No. Näidake, eputage siin inimeste ees. Väike tiiru. No läheb tiiru suuremaks. Et sellelt juuroki tõud on nad saanud omale hästi tugevad jalad ja nad on hästi hea kasvukiirusega, suht vara valmivad. Järgmisena tulebki meile ringi siis Hampshire'i Pitraani ristandkuldid, mis on üks populaarseid lihatootmiskulte, mida farmerid siis nende valgete tõugude peal kasutavad. Nad on tõesti aplausi väärt. Te vaadake, kui intelligentsed nad on, kui lustlikud ja hästi nad ennast eksponeerivad. Nendel on omane jälle hästi tugevad singid ja kui neid täiskasvanud ristandkulte jaamas vaadata, siis nad on hästi tugevad. Need on nagu öö ja päev sellega, mis nad praegu noorest peast on. Et vanem kult on hästi laia esiosaga ja hästi suure singiga. Ja viimane trend ongi aretuses, et püütakse suurendada ka seda habaluude ja esiosa suurust.